Vabaduse väljaku all otse Rahvarinde muuseumi kõrval tegutseb juba mõnda aega elamuskeskus City Jungle ehk linna džungel, kus saab iga ilmaga laheda golfielamuse. Tõsi, tegemist on minigolfiga, mida mängitakse üsna hämaras, ehk siis sukeldub külastaja linna džunglisse sisse astudes hämarasse elamusparki. Seoses suve saabumisega lõpuks meile on ka siis meil natukene vaiksemaks jäänud, et inimesed on kolinud välja, aga sellest on jälle välisturistid leidnud oma tee meie keskusesse, et nii see hooaeg meil on. Siin saab siis sellise golfimängu kas algõppe või sellise esmamulje kätte, kes ei ole suurel platsil käinud? Ja inimesed, kes ei ole ennem suure golfiga kokku puutunud, on meile kindlasti oodatud ja teretulnud, et ausalt, et ega ma isegi ei ole suurt golfi mitte kordagi proovinud, et tegemist on ikkagi minigolfi edasi arendatud variandiga, kus meie radadel on ka erilahendused, et kas siis visuaalsed või eriefektid, et kindlasti on väga põnev on meie juures ja elamus on garanteeritud loomulikult kõigile. On see siis golfielamus või džunglielamus, et teil on selline elamuspark? See on kindlasti mõlemat, et inimesed, kes kõik on käinud, on väga rahul jäänud ja on juba ka meil nii-öelda püsikliente, kes juba lausa mitmendat korda käivad, et kõik käivad ja saavad nii mänguelamuse kui ka siis ka selle siseelamuse meil. Sellest nädalast on elamusgolfi keskuses tõeliselt head perekaardi soodustused lasterikaste perede lastele. Koostöös Eesti Lasterikaste Perede Liiduga võeti ette heategevusprojekt, mille käigus saavad suurperede lapsed golfiraja pileteid poole odavamalt. Soodustused puudutavad ka peopakette ning joogikaarti. Mõlemal keskusomanikel on, minul isiklikult on 3 last, aga teisel omanikul on 4 last ja nemad kuuluvad suurperede rühma. Ja on selle rühmaga, selle seltskonnaga liitunud ja sealt tekkis ka idee, et ka neid nagu paremini toetada ja et ka suurpered leiaksid oma tee ikkagi meie siia elamusgolfi keskusesse. Ja praegu on seotud teatud soodustused, mis teil nüüd kehtima hakkasid, et tuleks rohkem ka suurperede lapsi siia? Ja täpselt, et turniiri üksikpiletite hinnast on 50% soodustust, lisaks siis veel täiendavalt peopakettidele ja joogikaardile on meie poolt siis ka veel -15% soodustust. Minigolfi mängimisega saab väidetavalt hakkama igaüks. Linna džunglis on käinud kõige erinevamad mängijad. On nähtud ka seda, kuidas esimest korda golfikepi kätte võtnud mängija võidab juba kogenud golfimängijat. Aga eks kõige olulisem on ikka hea meeleolu ja mängurõõm, mitte tingimata võidurõõm. Aga teie põhiseltskond ongi selline kooliealine, ikkagi alaealine ja lapsejohtu külastaja või kuidas? Ei, kindlasti mitte, et meie põhisihtgrupp on ikkagi mõeldud alates 7-8 eluaastast kuni täiskasvanuteni välja, et jah, et meil on laste sünnipäevad on hästi populaarsed, aga samas on ka meil erinevad täiskasvanute pakette, on firmaüritusi, saame meil siin seminare korraldada, et isegi eakamaid inimesi on meil käinud oma seltskonnaga siin mõnusalt aega veetmas, et kõik on nagu väga rahul jäänud ja kõik on nagu teretulnud ja oodatud. Siin on üsna pime, et kas see peabki sedasi olema, kas see käib selle elamuse juurde või on see minigolfi antud siis sellise versiooni üks tingimus? Ei, see on meil selline taotluslik, et meie kontseptsioon ongi UV-valgus, rajapiirded on uue värvi, golfikepid, golfipallid, kõik on uue valgusega ja selendavad, et see on ikkagi taotluslik meil. See on osa kontseptsioonist. Kui sajab vihma, siis on põhjus siia tulla vaba aega veetma, ma kujutan ette suvisel ajal. Jaa, kindlasti, et meie keskus on nädala sees avatud esmaspäevast neljapäevani kella 2 kuni kella 10 ja nädalavahetusel kella 11 kuni kella 11. Kui palju aega tuleks üldse varuda, et siin üks ring läbi teha? Võiks varuda kuskil 1,5 kuni 2 tundi. Mõnusa seltskonnaga sõpradega tulla on elamus garanteeritud kõigile. Kas tuleb selline sportlase tunne ka peale või? Hasart tuleb peale küll. Kui palju te ise siin seda golfi mängite või kui palju teie lapsed käivad mängimas? Minu lapsed, kui siia satuvad, siis alati võtavad golfikepid ja palli ja proovivad ära. Minul endal kahjuks nii palju aega ei ole, aga võimaluse korral ikka.